3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Vaip on nüüd meil õige koha peal. Eelmine episood oli see, et vaadake, meil on uus vaip, aga vaipa tegelikult kaadris polnudki. Vaipa polnud näha, jah. Ühesõnaga, tere rahvas. Tere Ja sõbrad. tere vahur. Ja see Raibe ka elab veel. Elan, jah. Aga mis elu see on? Mis elu see on? Ühesõnaga... Vabandust väga, aga need uks alla. Anta, kuidas sa oli, et kui sul on snuus all ja sa ütled kellelegi tšau, siis see on tõusudada. Head uut aastat. Head uut aastat. Kuidas teie aastavahetus läks? Jah, kuidas läks? Sotsiaalmeediast oli näha, et paljudel ikka tavapäraselt. Mälus. Saluudid. Mõni pole tänasekski kaineks veel saanud. Võib-olla. Kindlalt. Aga ei no tegelikult, mis siin salata, aastanumbri vahetus tegelikult justkui muuda ju mitte midagi, et me paneme täpselt samamoodi edasi. Noh, okei, me tegime sellise huvitava bingo sheetsi, et uue aasta siis mingid nagu asjad, mis tahaks ära teha. Ja see oli väga huvitav. Ja ma ütleks, et nüüd paar päeva hiljem, kui ma olen nagu analüüsinud veel, siis ma teeks teise veel. Sest ma olen tulnud nii palju nagu asju juurde, mida ma tegelikult ei pannud, aga nüüd ma ütlen, et oleks võinud panna. Ehk siis ma võib-olla koostangi nagu ühe veel. No parem alati 2 kui 1. 2 on alati parem kui 1. Et ei, see on väga vägev, jah. Ma mõtlengi, et ma otseselt mingit bingo sheetsi ei teinud, ma pole veel midagi kirja ka pannud. Aga meil on külaline. Kass on platsis. Ja aga noh, tuleb panna kirja, teha plaan. Ja noh, aastanumbri vahetus ikka selles suhtes saabki kõik kokku võtta. Ja siit edasi rassida. Ja. Mulle väga meeldisid inimesed, kes ei teinud suurt lugu sellest aastavahetusest. See on nagu tuus. Et ei pea minema kaasa sellega, et see on hirmus tähistamisväärt. Propagandaga. Sest tegelikult, et ma mõtlen ka, et noh, ma olin nagu 2, ja ma olin tegelikult 3 vahel. Kas ma lähen Pärnusse, olen kodus või lähen Aire juurde. Ja saatuslikuks sai siis hommikune auto käivitamine, mis kahjuks ebaõnnestus. Ühesõnaga, mul ei olnud autot 31. detsember. Ja ma mõtlesingi, et ma nagu võõra autoga ei taha ka Pärnusse sõita ja siis tegime tünni Airega, jõime teed ja tegime bingot. Ja oligi selles mõttes siuke tore nagu mõnus nagu koos viibimine, mida oleks tegelikult igal suvalisel päeval võinud samamoodi teha. Et see ei olnud mingi, nüüd hullult tähistame siin või teeme mingi ekstra special, sööme ennast üle ja vaatame kuradi telekat ja mõttetu. Lased paugutajaid? Mitte ühtegi. See on lindudele, loomadele väga traumeeriv, et kui teie lasite pauku, siis teate, et meie poolt nagu väike süke disrespectful kommentaar. Ärge rohkem tehke. No jah, see paukuda laskmine, ma ei tea. Veits mõttetu... Võite mujal pauku teha. Mujal pauku teha. Magamistoas, lasketiirus. Jah, palju parem. Need on kohad, kus tuleb pauku teha. Noh, mis ma olin tööl. Jah, meie tänane episood siis tegelikult aastavahetusse selleks, aga me hakkame rääkima sellest, kuidas on võimalik jääda ellu. Sa vist paastusid 120 tundi või? Jah, kopikaid peale natuke. See on päevades siis mingi 5 päeva või? 5 päeva täpselt, jah. See vend jäi elama 5 päeva. Ja me hakkame siis täna süvitsi võtma
et ma usun, et enamus inimest on mingi, ma ei suudaks kuradi päevagi nagu olla, onju. Et reaalselt, mis tunne on olla 5 päeva ilma toiduta, mis sinuga sellel teekonnal juhtus, mis mõtted sind tabasid mingitel momentidel, kuidas sa sellest ikkagi elusalt nagu läbi tulid. Tegelikult see ei ole mitte midagi erilist. Ei no jaa, sa ütled küll seda, aga mõnele inimesele tundub see täiesti võimatu. Paljudele. Väga, no enamustele. Nii et see ongi nagu see, et miks ma seda kindlasti teha tahtsin ja miks üldse sellest rääkida on vaja. Üks asi on, ongi see, et tänapäeval see kaaluvärk on hästi oluline, on ju. On või? No jah, me elame selles sotsiaalmeedia ühiskonnas. Suuremas hulgas inimestel on ja kaalulangusega kõik on hädas, mis tegelikult meie teame, et see on kõige lihtsam asi, mida üldse teha. Ja see, et kui ma suudan ennast kontrollida 5 päeva, et ma üldse ei söö mitte midagi, siis kui raske on kontrollida seda, et sa ei söö sitta. Tegelikult on väga kerge, on ju. Tegelikult on väga kerge. Et see on lihtsalt valikute küsimus. Ja ma ütlen ausalt, lihtsalt nagu kaalust alla võtta on kõige kergem asi olnud mulle elus, mis ma üldse nagu teinud. Jah, kas sa kaalusid kannast paastu lõpuks, mis su kaal oli? Ei ole kaalunud, sest see eile öösel sai läbi. Sul kaalu kodus ei ole või? Ei ole. Kaalunumber ei ole minu jaoks nagu oluline. Jaa, aga see oleks olnud lihtsalt statistika. Okei. Pohhu see. Sa teed niikuinii veel seda ja siis järgmine kord palun paneme ikka numbrid ka kirja. Ma võin sulle öelda, kui ma tegin eelmine kord 100 tundi, siis mu kaal tõusis. Asi ongi selles. Soolad ja vedelik. Vedelik kindlasti ja asi ongi sellest peale kuskil seal 30. tunnil, peale 24 hakkab see pihta, et esiteks oled nagu full ketoosis. Hakkadki oma seda rasvavarusid nagu ellujäämiseks kasutama ja ellujäämiseks siis hormoonid veits töötavad üle, kasvukas, testosteroon, kõik nagu lähevad lakke naturaalselt. Põhimõtteliselt nagu steroid on fäästimine. Ja rakkude uuenemine. Ja. See on nagu rets tegelikult. Full kuradi system. See on nagu täiega reboot, sest et kõik, isegi tehnika, kõik ju, mida, kui sa kogu aeg järjest kasutad seda, sul on vaja aeg-ajalt teha restarti, puhtaks teha. Ja korra aastas see on nagu lebo. Ja ärge hakkake üldse mingi 24 tunnist rääkima, see on nagu rookie numbers. 24 tundi on jah, see esimesed 24 tundi on võib-olla kõige raskem ongi see esimesed 24. Kõige raskem ja siis läheb juba täitsa nagu, ütleme 48 võib-olla on siuke keeruline ja siis läheb juba lõpase reile. Jah. Et jah, ma nagu natuke panin mingid asju kirja. Nii. Mina palusin, et sa tegelikult paneks nagu 10 tunni tagant mingid mõtted, aga sa vist panid nii kui Jumal juhatas, siis kirjutasid, on ju? Jah. No aga võtame siis niimoodi, et kuidas oli esimesed sissekanded? Kas ma loen ise ette? Sa võib-olla ei saa mu käekirjast. Ma pigem, jah, see on see arsti käekiri, vaata. Siin on kirjas paratsetamool ja sa vaatad, mida türa. Mul jäi mõte poolel üldse, et nagu ongi, et see kaalulangetus ja värki. Vahetult enne paastu ma sattusin sinna portaalile nimega Delfi, mis on nagu selles suhtes, et see on nagu meelelahutuslikult vägev koht, kus käia. Ja ma avastasin, sa räägid sellest nagu mingist, ma ei tea, mingist Telegrami saidist. Ta ongi. Ja siis ma avastasin, seal on kaalulangus mingi podcast. Ma ei kuulanud, aga ma nägin, et seal oli mingi perearst ja siis lugesin, millest nad seal räägivad, kaalulangetusest ja bla bla bla. Ja
selle podcasti nii-öelda sponsor või rahastaja on siis, mis see Novo Norsk või mis selle ettevõtte nimi on, kes siis toodab meile teada-tuntud Ozempikut, on ju. See oli Euroopa üks rikkamaid firmasid. Vist on jätkuvalt. Mis on nagu täiega alarmeeriv, kes siis nagu on kursis nagu selle opioidide kriisiga, kus saadi tegelikult täpselt aru, et meditsiini juhivad need ravimitööstus, mitte arstid, nemad ei tee otsuseid selle pealt, kuidas meie tervist paremaks teha, vaid et kuidas rohkem ravimeid saab määrata. Rohkem raha saada. Ja. Meditsiin on ka äri. See on täie. Inimeste tervis on äri. Ja õigemalt me oleme seda rohkem, kui kuskilt plöki saab. Isegi kui keegi ütleb, et meil on ju tasuta ravi ja me ei maksa ju ravimite eest midagi. Jaa, aga see läheb maksumaksja raha eest ja... See on kuskilt otsast on see ikkagi kinni makstud. Tõenäoliselt nagu me kõik maksame kinni neid. Et see oli nagu päris naljakas, et Eestis ka on nagu niimoodi, et nagu tõesti ravimifirmad sponsoreerivad siukest asja ja perearstid juba räägivad sellest ja see on nagu kurb. Palun, ärge kuulake neid. Pigem... Aga sa kuulasid seda podcasti või? Ei, ma ei viitsi. Ma ei viitsi, ma enam eeldan, millest nad seal räägivad. Nagu ikka, need toitumisnõustajad asjad, et need räägivad siukest tilu-lilu, pilla-palla juttu. No me ei saa nagu seda kõike nüüd ühte patta ka panna, kindlasti on nagu mõistlikke spetsialiste. Aga jah, et kui podcast on konkreetselt sponsor, sellele on nagu Ozempiku firma juba, no siis see on väga alert, jah. See on väga räime alert ja naljakas, et see üldse nagu niimoodi lubatud on. Et kui keegi võtab seda tõe pähe ja kullana, siis... See on päris nukker. Sorry, aga teid on ajupestud jälle. Brainwash. Jah. Hakkame siis su sissekandeid vaikselt kuulama, kommenteerime, avaldame arvamust. Jah, okei. 28 hakkas pihta see siis, 28. detsembril. Esimene sissekanne oli viimane söök 22-29. Kõht on mega täis, süda on paha. Stati mustika muffin oli paha mõte. Ma tahtsingi küsida, et mis su viimane söök oli, siis sa sõid kindlasti ikka mingi suure portsu. Ma ei usu, et sa ainult selle muffini sõid. See oligi nii. Me käisime, see oli too õhtu, me käisime siin šašlõkki. Siis ma võtsin pool pitsat. Ja muffini. Ja muffini. Ehk siis kanašašlõkk, pool pitsat ja muffin oli su viimane. Sealiha. Sealiha. Vaata, kas sa oled seda näinud, seda saadet, mis saadet, filmi, platvorm? Ei ole kusjuures. See on väga huvitav niimoodi, et see toidu platvorm hakkab kuskilt ülevalt alla tulema niimoodi ja iga korruse peal on inimesed, aga need korrused on seal sadu. Ja siis on see, et igaüks on tellinud endale ühe toidu. Ja seal platvormi peal on need toidud siis kõik koos. Ja sa tohid seal platvormid süüa ainult selle oma toidu. Ja aga põhimõtteliselt, kui see platvorm jõuab sinna nagu alumiste astmeteni, siis see toit on sealt ammu otsas. Ja põhimõtteliselt, et siis nagu kõik need alumised inimesed ei saa enam omast tellitud toitu. Aga need ülemised, need õgivad ennast ogaraks, aga saad karistada selle eest. Et sa pead nagu valima, et kas annad oma näljale järgi ja sööd ja saad karistada või võtadki ainult selle oma toidu ja lased teisel ka süüa. Et ma lihtsalt kuidagi mul tuli praegu nagu see resoneerumine kuidagi sellega, et see viimne toit tulebki ikkagi natukene hullu panna. Võib-olla saidki karistada selle mustika muffini eest. See mustika muffin oli kirstordil ja seda oli too much natukene. Okei. Et ma tahtsin jah nagu... Mitte nagu üle süüa otseselt, aga nii, et ikkagi kõht on täis. Kõht on täis. Et äkki paarutab selle täiskõhu tundega vähemalt 24 tundi nagu ära. Või siuke see dieti feeling. Ja siis see viimased 1,5 tundi ma jõin veel kreatiini ja elektrolüüde. Ja siis 0-0-ist hakkas, läks kell käima. Siis läks kell käima. Pendli endal. Ja järgmine oligi juba järgmine päev kell 12.
Siis sa olid juba 12 tundi. 12 tundi. Easy money. Sellest 10 tundi magasin, see ongi siin kirjas, et hetkel pole veel mingit näljatunnet, magasin 10 tundi. Et nii kiiresti ei juhtu veel midagi. Ja siis järgmine oli juba õhtul kell 5. 17 tundi paastatud. 70 näljatunne. Hommikus ühe musta kohvi pealt. Hetkel teen teed, vaatab õhtul. Tahaks kindlasti 1,2 liitrit vett juua veel. Et tee mõistes on ka siis see, et ainult taimeteed. Piparmünditee, naturaalne. Ja jõin seda siuke ka mingi 1 liitri kaupa. Ma arvan, et selline mingi ongi kummel, saialil, piparmünd, kõik need on vaata okei on ja, aga noh, kui sa võtad mingisuguse Liptoni mingi marjatee, vaata, siis see tegelikult võib su fasti breikida. Ja seal võib olla igasuguseid. Ongi mingid marjatükid ja lisasid sees. Marjatee ei ole nagu hea ja mustas tees on juba kofeiini palju ja nii, oota, see oli 20, jah, see oli 29, siis järgmine oli kell 9 õhtul. 21 tundi paastatud. Nii. 80 nälg. Kerge peavalu. 3 PT-d. Täna tehtud viimane tee. Tuleb ehk hea uni. See peavalu alguses on täiesti normaalne nähtus. Lihtsalt, et kui keegi siit mõtleb, et davai, ma olen nüüd kõva vend, ma hakkan ka paastuma, siis olge valmis, et esimesed, ma arvangi see 24 tunni jooksul peavalu on täiesti okei. Et siis võib võtta ibukat, kõik on fine, ei sure ära, su keha lihtsalt ongi veits nagu šokis, aga ma arvangi, et pärast seda 24 siis tegelikult läheb veits kergemaks, kui sa jõuad ketoosi. Kui sul on see kõik see glükoosivarud on nagu läbi põletatud, keha hakkab rasvast juba tootma, switchib mingi täiesti teisele süsteemile üle ju. Et siis justkui peaks nagu see post not clarity mingi tunne vaata peale tulema ja läheb palju kergemaks. Mul läks natukene aega sellega, selle clarity'ga ja siis see peavalu natukene lõi selle une nagu sassi, kuna kui alguses nagu ma magasin hästi, siis ongi järgmine on 30.11. Kirjutasin siis unikatkendlik, aga 8 tundi tuli täis, näljatunne 9-10. Pea veidi kumiseb, võib-olla see vähene kohv, täna õnneks 1 PT ehk keha läheb automaatrežiimile üle. Et vaikselt juba lootsid, et millal lõpuks kergem hakkab. Ei, see uni oligi see, et lihtsalt kui sul on kõht juba nagu suhteliselt tühi ja isusid on nagu mingi 100 miljon peas. Kogu aeg on siuke tunne nagu automaatselt tahaks midagi süüa, vaata. Ja õnneks kodus midagi siukest käepärast ei olnud. Ja poodides ma käisin vähe viimastel päevadel käisin ja see on päris, sellest me räägime pärast poole. Ja siis oli 17.40 30. 80 näljatunne, 3 liitrit teed, 1 must kohv, 12 000 sammu, hakkab juba kergem. Aga sa ei pannud sinna, sissekanne kuupäev kellaaeg, aga see, et mitu tundi sul selle hetkeks oli paastatud, seda sa ei ole sinna pannud või? Seda ei ole kahjuks pannud, jah. See oleks võinud ka olla, et nagu mis tunnil sul nüüd need nagu tunded, mõtted on. Aga noh, enam-vähem see oli juba, siit lähebki juba üle 24 tunni ja 48 tundi saab kohe. No ikkagi vedelik on key, kas sa panid soola ka veele juurde? Ei. Ei pannud üldse? Tegelikult ju see elektrolüütide mingi tarbimine on suht oluline. Soola oleks võinud panna ja, aga ma ei pannud. Rebel, jah. Ei, võttis vastu vedeliku küll. Ei olnud niimoodi, et joon ja käin vetsus. Sest keha seda vedelikku tahtiski ja energia see tase paastu ajal loebki sellest, kui palju sa vedelikku tarbid. Ja seda teed ja vett ikka läks mühinal ja 31
ehk siis siin on juba tublisti üle 48 tunni ikka. Nälg 10/10. Tühi ja ainult annab lootust, et olen poolel teel. Magada ja siis oli magada kolm ööd nüüd ei saa. Teil oleks reaalselt nagu mingi kuskil metsas telgiga, vaata nii lootusetu olukord. Ei noh, nüüd on päris vaata, mis film see oli, kus see vend oli kuskil saarel mingi lennuga enneta, siis ta istus selle jalgpalliga, vaata see Wilson või võrkpall, mis iganes. Täpselt nagu see vend. No põhimõtteliselt olingi, no. Ei, tegelikult ei olnud. Ma toimetasin ringi. Ma imestan, et sa toimetasid, sest et ma arvan, et see sütik oli tegelikult nagu suht lühike. Ei ma nagu rahunesin päris kiiresti maha. Väga nagu närvi ei ajanud, oligi. Noh, sealt 31 juba läks väga nagu paremaks. Ongi nagu, see oli 31 hommik, ja 31 õhtu 8:30. Pool on tehtud, see tähendab, mul oli 60 tundi. Ja näljatunne on juba 60, ehk siis tõmbas alla ohtralt teed ja vett. On väsimuse ja kumina peast võtnud. Uni on intensiivsem kui muidu, aga pikalt ei maga. Ehk siis jah, ma olen siuke 6 tunni kaupa. Aga puhkasin nagu väga hästi välja. See oli nagu oluline. Kuidas sul selle hammaste pesuga oli, et hakkas nagu... No hambaid tuli palju pesta. Jah, vaata tegelikult, kui keha on ju ketoosis, siis see hingeõhk läheb ka veidraks. Vähemalt nii nad nagu räägivad, on ju. Ja et noh, see hammaste pesemine ilmselt natukene aitab. Et saad mingid maitsed ka vahepeal suhu peale tee ja kohvi maitse. Seda ja kuidagi jah, hästi mõnus tegevus selle ajal. Nagu kuidagi tahtsidki teha seda. Ja mul on hambapasta otsas nüüd ka selle pärast. Saad ka voori lambapastat. Homme lähen puudin. Siis on, oligi aastavahetus, ongi, et magada ei saanud, ma olin tööl. 01.01, 00.57 paugud olid ära käinud. Päris hea, keha on suht hea ja harjunud. Kohv mõjub hästi. See oligi see üks hetk, kus ma sain aru, et see üks tass musta kohvi nagu tundsin selle mõju nagu kohe. Et see oli päris äge. Võib öelda, et väsimustunnet on hetkel vähem kui tavaliselt. Täiesti lihtsalt nagu ongi veider, mis teise kohta su keha ümber ülitab ennast, on ju. No ei olnud seda süskari energiat, et sükest kohest nagu mingit aga siuke püsikas peal, toimetad ja ma ütlen, see esimene öövahetus oli nagu maks kerge. Edasi läks juba natuke keerulisemaks, jah? Ei, no vaatame. 01 siis hommik 07.30. Esimene öövahetus võrdlemisi kergelt üle jaotud, näljatunne 50, pea selge, muidu energiatase hea. Kuule, aga sa oled ju teinud karnivoori ka, on ju. Kui sa nüüd võrdled seda tunnet, paastu ajal ja karnivoori tunne, kas need on sarnased tunded? Veidi küll, jah. Sest ongi, et sul pole seda süsserit, on ju, ja tegelikult ju karnivooriga ei ole seda näljatunnet ka. Et see just kui annab nagu tõmmata mingisuguse võrdusmärgi seal, on ju. No see ongi see ketoosi tunne. See ongi nagu see, et see energia on nagu stabiilne, et ei ole seda, toimu neid veresuhkru piikimisi. Siis crashid, siis sööd, oled jälle energiline, toimetad ringi, vaid siuke lased. Ja kui minna nüüd tagasi ajaloos, siis inimesed ikkagi kunagi pidasid jahti, püüdsid looma ja seda söödigi. Et ei olnud mingi lähen kordi ostan makaroni kuskilt. Mingi saiad, leivad, pole. No oligi marjad ja
puuviljad ja ja kui saadi loom kätte, siis söödi seda looma nii palju ära kui võimalik ja kuni luuudini välja, muidugi. Noh, siis ma läksin koju ja õnneks nagu öövahetuste vahel nagu väga ma muud ei tee. Magasin päris pikalt. Ehk siis järgmine oligi juba esimese õhtu. Magasin terve päeva, 10+ tundi. Nälga otseselt ei tunne. Eluisu ka suht otsas. Tänu ohtrale teele on energiatase suht okei. Trenni ei tee, aga elu saab elatud. Ma räägin selle trenni koha pealt ka, et ma olen teinud paastu ennem ka trenniga koos. Ja see trenni benefit ei ole seal nagu nii suur minu jaoks, et ma pigem lasen just kehal kõik oma, see mõte oli ka see, et kõik mingid väiksed vigastused, asjad kõigil oleks aega ära taastuda. Kogu keha saaks nagu fully teha selle restardi nagu. Kas sul kell ütles ka sulle seda, et tegelikult sa ei olegi valmis treenima või ei öelnud? Kuidas sul see training readiness oli? Training readiness oli kogu aeg kõrge. Et sa olid kogu aeg valmis või? Ma olen alatreenitud ja tema ju ei saa aru, palju ma süskarit siis, tema vaatab selle magamise pealt ja selle pealt. Davai. Et readiness oli olemas, aga ma lihtsalt ise otsustasin seda mitte teha nagu. HRV ei langenud sul või? Ma ei vaadanud seda. Davai. Ma ei vaadanud seda, sest et üldine puhkaja pulss ja kõik see oli norm, on ju? Oli norm. No sul oli ju kehal ikkagi kust võtta ka mingid varusid natukene, on ju? Mul on kogu aeg. Et võib-olla siinkohal ütlekski, et inimestele, kes on pigem nagu kuivemad, väiksema rasvaprotsendiga, et neile võib seal natukene keerulisem mingi 100-tunnine paast. Ma ei usu, sest et me ju lihastest tuleb ka ju seda varu päris palju. Aga tõesti, isegi kui inimene paistab nagu liin, kui sa mõtled nagu rasvaprotsendi peale, kui sa vaatad inimene, kellel on näiteks ruudud väljas, särgid, meesterahvast ma räägin, on seal, ma ei tea, 10 prossa. Ja ka visceraalne rasv võib olla... Noh, tal selles suhtes, kui sa mõtled, et sul on 80-kilone mees, 10% rasva, sul on seal mitmeid kilosid, mida lagundada ja ta ei lagunda seda 1 kilo sul ära selle 5 päevaga ka mitte. Ja lihtsalt fun fact on see, et üldjuhul on niimoodi, et meestel on visceraalne rasv kõrgem kui naistel. See on fakt. Just hiljuti kuskilt nagu lugesin selle kohta. Minul, ma mäletan seda, kui ma olen käinud mõõtmas, on visceraalne rasv 1. Ja see on mingi skaalal 1 kuni mingi 13 või mingi 12. Et mul on nagu väga madal. Mul ei ole seal organite vahel praktiliselt üldse mingit rasva. Mitte midagi sul ei ole. Nothing. Nii. 2. jaanuar 7:30. Kaua paast on siis selleks hetkeks? Arvutame. Selleks ajaks oli... 29, 30, 31, esimene. See peaks olema seal... 4 päeva juba. 80-90 tundi. Tühja kõhuga on öövahetused märksa kergemad. Tuleb seda arvestada ja panna plaane. Ma hakkasingi selle peal mõtlema, et peaks uuesti pikemaajaliselt seda intermittent fastingut tegema, et panna endale see päevane söögiaken ja olla siis nagu 24 tunnist kas siis 16 või 18 tundi nagu söömata. Võin tehagi see 1 meal a day, omad. Seda ma ei arvan, see on nagu raske. No proovime, vaatame. Midagi ma hakkan nagu nuputama. Ja siis on viimane päev. Ongi 2. See oli 2. hommiku sisse on viimane päev. Puljong on tehtud. Väsimust pole, näljatunne 20. No puljongit tehes. Ikkagi see lõikav. Kui mu korter oli nagu sükest mõnusat, nagu sükest puljongi lõhna täis.
ja ma katkusin neid konte sealt ja asju sealt pärast välja ja värki. See oli natukene keeruline. Oleks tahtnud sealt võtta seda lihavärki. Hamba sisse lüüa ikka. Ja 02, 01, 21.15. Tunne viimasel päeval mega hea. Ja puljongit keetes oli kerge tahtmine kõike suhu pista. Ja toidupoes käimine 100 tundi söömata on omaette kogemus. Ja poes on nagu väga veider käia. Kõik asjad isutavad natukene. Tahaks seda, igast mõtted tuleb pähe, mida ma pärast hakkan sööma. Kuigi mul on päris selge juba, mida ma hakkan sööma. Kui see meal plan nagu peale läheb. Et aga jah, jalutad seal ringi, vaatad, see on nii hea. Ja, ma pärast tahan sulle jagada midagi, ma otse etlis taha sellest rääkida, aga ma pärast räägime. Et see oli nagu, see on jah vägev, et aga jällegi kontrollid seda ja nagu ei tee sellest mingit suurt numbrit, lihtsalt vaatad neid asju ja mõtledki, et kas mul tegelikult on vaja seda süüa. Ja siis oligi 03.01, 00.12. Ups, unustasin, et paast on läbi. Hakkan vaikselt puljongit jooma. Ups. Ma üldse ei pannud tähele, et kell sai 12 läbi, et ma võin hakata vaikselt puljongit jooma. No literaali sellepärast, et sa ikkagi plaanisid teha ju 100 tundi ja lõpuks tegid 120. 120 ja noh, tegelikult natuke peale. Et sul läks nagu, ma tegin kogemata ühe päeva. Ma nälgisin kogemata ühe päeva rohkem. Korra siis oli mõte, et nagu, et jätan selle puljongi veel hommikuks. Aga kurat ei, tahtsin ja päris hea oli see puljong. Et puljongid tarbisin siis esimesed peaaegu 8 tundi. Valetan, puljongit ja keefirit natukene. No keefiris saad juba päris ohtralt tegelikult kaloreid. Ja keefir on nagu siuke seedimise alustamiseks nagu suht hea ka. Hommikul siis juba oli kohupiim marjade ja värkidega. Väga mõnna. Ja see oli väga hea. Väga kerge. Õhtul ka. Homme siis. Aga see laktoosi tõmmanud nagu mingi muljutama kuskil või? Ei tõmmanud? Nice. Eks ta natukene ikka. Juba see puljong tõmbas veits niimoodi, et kuuled sees midagi käib, aga noh. See starter ikka natuke teeb teistsugust häält. Oota, aga sa täna öösel olid siis tööl ja täna öösel sa hakkasid ka sööma? Ja. Ehk siis sa tööl juba otsid selle puljongi, seal hakkasid ja siis hommikul kui sa tulid kodus sõid? Ja. Okei. Ja siis läksid magama? Ja, ma jõudsin mingi 8:30 koju. Ja siis tegin kohupiima. Ja ärkasin ja siin ma olen. Ja kuidas tunne praegu on? Uimane. Aga sa nüüd... Mul on see ärkamisuimasus praegu, et kohvi pole ka veel mõjuma hakanud. Aga praegu sa sõid enne, kui sa tulid või? Siia? Okay. Ma söön peale trenni. Ma lähen trenni veel. Noh, täna tuleb juba trenni minna. Ühesõnaga, väga tubli. Mina isiklikult... ma olen ka nagu üks see vend, ma ei tahaks seda teha. Aga ma arvan, et ma tahaks teha 72. Et see on nagu selline, et kurat 3 päeva on nagu ka suht rebel ju. No 3 päeva on nagu, seukseid on nagu mõistlik juba siis tihedamalt teha. Ja, ühesõnaga tegelikult nagu väga rets. Et ma ei julgenud sinuga tegelikult väga rääkida, sest ma kartsin, et sa võid olla nagu pigem äkiline ja andsin sulle hästi rahu, et sa saaksidki selle clarity'ga olla, lihtsalt olla. Ja ma teadsin, et see niisugune veits on niisugune clarity, ehk siis selgustunne. Ma fokuseerisin selle ühele asjale see kord, et ma väga palju ei viitsinud väga suhelda inimestega ja mõtlesin oma elu üle järgi. Väga õige. Võtsin otsuseid vastu. Mis sa otsustasid? Ma ei saa seda öelda. Kurat! Kas sa ei saa seda eetris öelda või sa ei saa seda mulle öelda? Ma ei saa seda üldse öelda. Ma ei taha seda üldse öelda. Ma tahan lihtsalt toimetada sellega. Okei. Väga huvitav. See on tõesti huvitav.
aga noh, ongi, restart on tehtud. Nüüd tuleb hakata vaikselt trenni tegema. Mul on nagu väga rets rutiin nüüd paigas. Okei, sa ei saa nüüd mingist ühest asjast rääkida, millest sa jõudsid selgusele, aga sa mõtlesid väga paljudele asjadele. Nii et mis sa nagu veel mõtlesid, kus sa jõudsid mingisuguse, ma ei tea, avanemiseni või siuke taevaväravad läksid valla ja valgus paistis, olid mingi oo. Ei, midagi sellist ei olnud. Igapäevased toimetused, kuidas edasi, nii kuidas ma toimetan selle asjaga, ma ei tea. Ma arvasin küll, et sul läheb mingi kordi 6 silm põlema ja timekas. Ei, lihtsalt hea oli läbi mõelda nagu võttagi, et okei, aeg läheb edasi niimoodi, okei, selleks ajaks ma tahaks, et mul oleks need asjad tehtud. Ja Gameplani panid paika. Gameplani panin paika ja nagu, kuna veits oli nagu, ajul oli nagu siuke tõesti nagu mingi teine uks oli lahti, mingi teine lamp läks põlema. Ikkagi veits nagu 6 või 3 silm ikkagi läks nagu. Siis sa said nagu mõelda neid erinevaid stsenaariumid, et kui see läheb perse, mis ma siis teen. Kui sellega läheb hapuks, mis ma siis teen. Kui ma seda ei jõua selleks ajaks teha, kas ma saan kuidagi teistmoodi. Kõik mingisugused raha asjad, trenni asjad. Ülihea ju. Tegelikult on ülihea. See on ideaalne hetk, kus hakatagi tegelema selliste mõtetega. Jah, ja isegi tubli, et sa selle päeviku nagu, ja mina ütlesin sulle, et vaata, palun tee. Et meesterahvas muidu ei ole mingi, ma kirjutan päevikusse. Aga noh, pinnapealselt suhteliselt, aga ikkagi väga tubli, et sa isegi seda tegid. Muidu oleks praegu see, noh, mis ikka oli, ja see on kõik, ja. Ei no, jah, siuke pinnapealselt on nagu savi kirjutada. Pikemalt on nagu siuke tüütu, või? Tüütu, ma olen nagu kunagi, ma olen päevikut pidanud küll veel, mul on, osad on täis kirjutatud ka kodus, aga ma pigem nagu mõtlen niisama peas asju läbi. Ja just see paastu ajal, just see ongi see selgus ja see, et sa ei muretse lõpuks mingi hetk enam ju selle toidu peale. Ja saadki muid asju nagu ketrata peas ja mõelda nagu, ja ongi siuke, ei ole seda energia kõikumist, suht stabiilne. Ja püsikaga minek on lõpuks. Püsikaga minek. Et alguses ikka seda Tartu maanteel vaata karjadi rapsid on ja ja siis, kui juba jõuad sinna 120 neljarealise peale. Neljarealisele, siis on jah püsikas peale ja ei, see... kuni Mäheni saad ilusti lasta, mis iganes on seal, on Mäherist või? Kui keegi Mäorist. Mida iganes. Kui keegi nagu straglib nagu just eriti nagu, et ei suuda oma toitumist nagu korda saada. Sinu tööstuses on ju neid inimesi nii palju. Siis sa soovitad seda või? Ma täiega soovitan. Tahad, ma ütlen sulle ühe asja, mis ChatGPT näiteks ütleb või? No. Ära paastu juhul, kui sul on mingi 1, 2, 3, 4 ja üks nendest asjadest on, kui sul on juba probleeme toitumishäirega, siis ära paastu. No me saime siin eelmine nädal teada, et ChatGPT on täis pask. Ei no jaa, okei. Kui me ei saa seda võtta tõe pähe. Kui üks inimene pani otsingusse, et ta tahab rahulikku koera, mingi bla bla bla. Soovitas Basenji. ChatGPT soovitas siis Basenjit, kes on minu koeratõug. Ja ma ütlen, et see koer on kõike muud kui mitte rahulik. Jah, kui sa vihkad enda elu, siis võta Basenji, aga nagu kustad rahuliku koera. Ta on väga raskesti kasvatatav koer ja ta on väga tugeva iseloomuga. Ja... No, ei no me ei saagi võtta, et ChatGPT on 100% jumal, aga ikkagi sa saad sealt päris palju informatsiooni, mida sa ei viitsiks muidu otsida. Aga noh, ma saan aru sellest pointist, et kui sul on toitumishäire, siis see võib vallandada justkui selle, et kui sa lõpuks paastust välja tuled, siis sa sööd ennast kohe üle. Sest nagu sul on ka seda tegelikult ju juhtunud. Esimene kord juhtus seda. Et see on veits õhuke jää, aga ma arvan, et kui sa oled seal Claritis nagu nii kaua olnud ja sa oled ära kinnistanud selle aja jooksul endale mingid uued põhimõtted, see 3. silm ikkagi on hästi avatud, et võib-olla sa saad sellega ilusti hakkama ja see võib sulle teha head,
aga seal on ka šanss, et see backfire ib sind. sa pead sellest olema teadlik lihtsalt. no jaa, aga sa pead nagu plaani paika panema ja mina ütlen, miks üldse seda paastu teha, see ongi see, et saada rohkem kontrolli oma selle aju üle. Ja mis on see? Aga palun, kes soovib paastuda, sest paastumentor on pakkuda siinsamas. Et ei ole midagi, mingi paastumentorit, seda ma räägin, et seda teadmisi on nii palju erinevaid, sa loed ühest kohast paastu kohta, teisest kohast paastu kohta, erinevad nagu jutud, teed sa, paned seal oma plaani paika, vaatad, kuidas see on. Mina olen seda mingi 3 aastat ka nagu katsetanud. Ja nüüd oligi, kus ma suht võrdlemisi hästi tulen välja sellest. Ja noh, ma kontrollin ju oma toitumist nagu nii või naa, on ju. Mulle meeldib ka süüa vahepeal nagu asju, mis nagu tekitavad seda toidu rahulolu tunnet, on ju, foodgasmi, on ju, suhkur, nisu. Aga ma ju saan ka pikemas plaanis olla normaalse toidu peal. Ja miks ma soovitaks seda just, kellel need häired on, ongi see, et sa oled seal need päevad ära ja sa saad aru, et fuck, kui ma suudan seda kontrollida, siis ma suudan edaspidi ka ennast nagu kontrollida, sest see on igasugune toitumis, söömishäire on puhtalt su enda pea mitte kontrollimine. Pea viskab sulle neid ihasid ja asju ette. Ja kui sa seda kontrollida ei saa, siis ongi tunnista, oledki nõrk nagu. Ja ma ei tea, see on nagu basic asi, mida teha. Jah. Sest kui sa suudad neid asju kontrollida, suudad ka teisi asju kontrollida. Emotsioone. Ja noh, emotsioonid on meil ju põhiline asi, mis inimsuhetes sotsialiseerumises loob probleeme. Ja ihad samamoodi. Ja isud on meie tervise kõige suurem vaenlane. Ja see toidutööstus on täna niimoodi üles ehitatud, et kõik see toit ikkagi oleks sulle nagu nii ahvatlev ja sa jääksid sellesse kinni, selleks nii maitsev, annab sulle dopamiini selle kuradi paugu, on ju. See ongi psühholoogiliselt üles ehitatud täpselt selle peale teadnud, et see ongi meie nõrkus. See on nagu narkootikum ju. Ongi, see on meie nõrkus ja seda on aastakümneid nii ära kasutatud. Nüüd on vaata inimestel nii palju teadmisi tegelikult ja seda tuleb nagu ära kasutada ja sellest ringist nagu välja astuda. Ma lihtsalt ütlen siia vahele, et väga huvitav olles ise sõltlane. Tere, mina olen Amooni, ma olen sõltlane. Siis meil on väga palju asju, millest ongi lihtsalt see, et loobu. Alkohol, suitsetamine, nikotiin, kofeiin, narkootikumid, aga on 2 asja põhimõtteliselt, millest, kui sa oled sõltlane, aga sa tegelikult ei saa loobuda ka, ongi toit ja seks. Et sa, tegelikult sa võid seksist loobuda, oledki full munk on ja Ave Maria, kõik jutud, aga toit, sa sured ära. Kui sa seksi, sa ei sure ära. Et sa oma ihade kontrollimine, see selleks, sa võid ma arvan aastaid olla niimoodi, et sul lihtsalt, ma ei tea, seiskuvad mingid siis asjad või? Saad hakkama ju... Ja sa ei tohi, sa ei tohi. Jah. Aga toit, ütleme siis toit on nagu ainuke asi, millest sa reaalselt, kui sa oled sõltlane, aga sa ei saa ka loobuda. Et sa pead seda elu lõpuni hoidma nagu kontrolli all. Ja see paastumine, ma arvan, annab sulle palju tugevust juurde selle toitumisega nagu toime tulla. Annabki. Ja sellist mu mingi analüüs, mis ma olen natuke koffiinist täna nagu... Ei, see on väga hea, seda just selle Jelly Rolli ja Joe Rogani podcastis samamoodi, et see on nagu see, et sa üritad kasiinosõltuvusest vabaneda, aga sa pead iga päev käima ja natukene mängima. Toidusõltuvus on samamoodi, et sa pead ju iga päev sööma, aga sa pead tegema nagu paremad valikud. Ja me võime tuua, mis iganes, et tahad narkootikumidest loobuda, aga sa korra nädalas ikka natukene kuradi tõmbad, on ja. Pead tegema, aga nendest asjadest nagu alkoholist ja seksist saab loobuda. Jah, kõigest saab, aga toidust ei saa. Olen isegi loobunud, saan loobuda, et
seksi kontrolli saab ka ainult selle, et kui sa loobud sellest mõneks hetkeks, et sa näitad oma ajule, et kes on nagu see, isegi kui keegi kirjutab, et ma tunnen nagu külla ja mingi ma tunnen ja või midagi siukest, ütled sorry, ma ei saa. Ma võin for fun fact öelda, et ma olen käinud seksisõltlaste koosolekul nagu for real, see on see 12 sammu programm on ja tead, kuidas nad lubavad, et on okei seksida ainult abielus. Ainult abielu annab sulle loa seksida ja eneserahuldus on keelatud ja abieluväline seks on ikkagi nagu nii-öelda tarvitamine. Ainuke ongi see, et kui sa tahad, siis ainult läbi abielu. Õnne olesse. Aga see on ka slippery slope, sest et et mõtled, et ma olen seksisõltlane, aga kui ma abiellun, siis ma võin seda teha ja siis abiellud ja siis hakkad ikka mingi 5 korda päevas paugutama. Et see ju ikkagi annab sulle nagu loa tarvitada ju. Et minu jaoks oli see selline double standards kohati. Ma ei tea, see on nagu veits, ma ei tea, kas see seksisõltuvust kuidagi üldse nagu ongi see, et ma arvan, et sõltlane üleüldiselt peabki hakkama lihtsalt tegelema fulli kõigega, et saada kontroll oma nagu jah, sõltlasliku käitumise mustri üle kontroll. Väga õige tähelepanek. Ma ütlen, selle jaoks ongi 2 asja nagu periooditi asjadest loobumine ja vastupidavussport. Sest et vastupidavussport annab ka seda, et kui sa ikkagi pikka maad jooksed ja sõidad ratast, sul tuleb mitu korda pähe see mõte, et lõpeta ära. Sa oled väsinud, sul valutab. Ära jama. Ja peas tuleb see, üks hetk hakkab üks põlv valutama, siis hakkab teine põlv valutama, siis hakkab pistma, siis hakkab teiselt poolt pistma. Ja siis su peas lihtsalt ütlebki, mida sa teed? Tere, mul ei valuta midagi, mul ei ole häda mitte midagi. Ja siis kui ta saab selle aru, siis on okei, putsi pohhu, ma ei viitsi valutada, see munn ei lõpeta nagu ongi. Ja ma olen seda nagu nii palju kordi nagu kogenud. Ja see ongi nagu tuus panna nagu need sellele metsikule kuradi mustangile need päitsed pähe ja kodustada ta ära. Sa pead oma aju ära kodustama. Ja see on nagu, see annab nagu nii palju jõudu ja enesekindlust juurde ükskõik milles. Nagu võtta jälle mingeid uusi unistusi ja asju on ju. Minu selle aasta nagu suurem unistus ongi ju tagasi nagu täispika Ironmani minna tegema sügisel. Ettevalmistus hakkab pihta nüüd pikalt ja siis ikkagi siin teha oma parimaid tulemusi. Äkki saab lõpuks ka Hawaiile. Pingutame selle nimel. Võiks saada. See aasta ei saa, ma arvan, aga ma arvan, et järgmine aasta. Ära ütle nii. sa nagu annad juba sellele mõttele energiat. Ma mõttele aga kui ma vaatan, panen nagu numbrid paberile, siis on nagu see, et fuck, mu kehast ei tule praegu nii palju välja. Et selleks ma pean korralikult ette valmistama natuke veel kauem. Ma pean arenema nii palju. Ma võtan nagu selge peaga vaatan fakte vaata. Et kui palju ma pean seda tööd tegema. See triatloni, see täispika see lõpuaeg sõltub väga suurest sellest, kui palju tunde sa paned ettevalmistusele. Ja tegelikult ka, kes on kohal, kuidas see üleüldine nagu statistika on sellel päeval, kes seal nagu osalevad on ju, kõigest, ega sa pead ikkagi, ma ei tea, mina tegin kuldsed küüned, sest see aasta on kuldne aasta ja sul on ka. Kuldne hobuse aasta. Jah. Miks ma selle hobuse näite tõingi, et meil on hobuse aasta. See ei ole veel alanud. No jah, see tuleb hiljem. See Hiina uusaasta on natuke Chinakad tulevad hiljem, aga see aasta keskendume kõik oma selle peas oleva metsiku mustangi ohjeldamisele. Paneme ta selle, ma nüüd ei mäleta, mis selle nimi on, kui sa paned selle nööri otsa, siis ringiratast pead seda hobust nagu koolitama, vaata. Kõik ratsasportlased või hobukasvatajad praegu mõtlevad, tere, kuidas ta ei tea seda, see mingi sellel on mingi nimetus. Et katsume oma peas need mustangid nagu saada selle nööri otsa,
panna nad nagu enda käskluse järgi tööle, enda kasuks tööle ja uskuge mind, elu läheb niivõrd palju lihtsamaks. Ja need unistused, mis tunduvad võimatud, nagu ka minu puhul, mis ma mõtlen, et mul on mingi võimatu unistus, siis see saab võimalikuks. jah, et ärge olge mingid suvalised, ma ei tea, Martinid, kes lihtsalt elavad ja eksisteerivad oma kehas, et võtke vastutus, tehke, kohelge oma keha, oma unistusi, liikuge kogu aeg nagu kuskile suunas, seadke endale eesmärke, pange hullu ja paastuge et pange ennast proovile, ma ütleks, et see pidev enda nagu limiitidesse tegelikult lükkamine on sitaks kõva, üli fucking kõva. Ühte vabandust võiksime kõik nagu vältida või siis seda, et teil on lihtne öelda, et teil ei ole lapsi. Ma võin tuua nagu nii palju näiteid inimestest, kes drive ivad ja teevad asju, kellel on tohu hea lapsi ja saavad hakkama. Ja minu üks iidolitest on ka mitu last. Minu arust nüüd tuli välja, et ta siiamaani käib 9-5 veel tööl, kirjutab raamatuid, jookseb maratone, käib kuradi vibujahil. Kõike suudab teha. Ja siis on keegi ütleb, mul on 3 last, ma ei jõua seda asja teha või 2 last või laps või et see on kõik ei ole vaja otsida mingeid lolle vabandusi. Sa saad selle kontrollida, sa saad oma graafiku teha. Küll me ka nüüd lapsed kordi tekitame ja siis me teeme ikka täpselt samu asju, on ju. Et pange tähele. Et muidugi saab kõike teha, ongi minul ka keeruline graafik. Mõtlesin välja enda jaoks süsteemi, mis võiks töödata ja hakkan lihtsalt selle järgi tööd tegema ja küll ta tööle hakkab. Kui alguses on alati raske, mis see 21 päeva rutiini tekkimine. 90 päeva. 90 päeva, no kuidas kellele mõnel on kiiremini, on ju. Mul on nagu nii vaja, ongi tööd teha, ma arvan, et praegune esimene plaan on nagu korraks jalg seinale visata mai alguses ja sinnamaani ma lasen siuke täiskäigul, et kogu aeg lappan käike juurde. Praegu esimesega hakkan vaikselt kohalt ära minema ja siis vaatad siis sinna kiiruskaamerasse sõida, kui sul siuke hoog on sees. Just 7-1 päeva, aga trahvi ei tulnud. Väga, no see on hea. Kuule, aga ma arvan, et päris mõnus kokku võtta ja hakkame lõpetama. No vetsu minema. Ja me ei cut'i episoodi, et tegelikult ma arvan, päris hea tuli. Ei, siia aasta alustuseks palju igasuguseid mõtteid. See paast on väike osa, millele rohkem nagu peatuda ei ole mõtet. Võib-olla siin järgmised osad peatume mingitele ägedamatel teemadele. Meil on külalised, kes tahavad tulla. Ja, päris mitu on valikus. Ja keskendume sellele ja paneme oma rutiinid paika ja jumal tänatud, et see pühade möll ja värk on läbi. Koht oli nagu tore ka ja mõnus, aga noh, ma ütleks mingit puhkust ma küll ei saanud siin, et ikka siuke trall käis kogu aeg ja noh, ma ikkagi alati ütlen, et puhkus toimub väljaspool Eestit. Või noh, see on teistmoodi puhkus, see on puhkus nagu rutiinist ja siuke, jah. Mina puhkasin, sest et ma jooksin ära maratoni jõulude ajal, mul ei olnud mingit stressi, et sõita kuskile, teha midagi, olla kuskil inimestega, kellega ma tegelikult koos olla ei taha, aga kuna on jõulud, siis ma pean olema. Tegin kodus ühe korraliku sööma, mis toitu ma sõin 3 päeva ja tegin tööd. Puhkasin enda keha fulli ära ja nüüd ongi aeg hakata oma kehaga tööd tegema, teha tööd edasi, areneda kõigis suunas, kasvõgi baby steps on ju. Ja 2026, ma arvan, saab tulema üks parima aasta. Let's fucking go. Let's fucking go, noh.
UF ikka see aasta ka. See oli eelmise aasta moto, see aasta on LFG, let's fucking go. Let's fucking go. LFG, davai. Tellime särgid. Jaa, thanks sõbrad, näeme. Davai, Ciao. tšau.